On 13. sajand ning Läänemere idakaldal pistavad rinda ristisõdijad ja kohalikud rahvad. Oletame, et soovid liituda malevaga. Päris igaüks ei saa olla tõsiselt võetav sõjamees, sest kõigepealt on vaja varustust ja relvastust ja osata seda kasutada. Alustuseks läheb sul vaja vähemalt oda ja kilpi. Odaga ründad vaenlast, lai kilp pakub sulle head kaitset nii lähi- kui ka viske- ja laskerelvade eest. Kuigi oled lihtne sõjamees valmis, soovid ikkagi saada paremat varustust. Mõnes olukorras võiks kuluda ära ling, millega saab vastase pihta kauge vahemaa tagant kive heita. Et sinu pea on lahingus kõige haavatavam kehaosa, siis võiksid järgmisena muretseda endale ka lihtsama kiivri. Oda ei ole igas olukorras mugav käsitseda. Kõige prestiižikamaks relvaks lähivõitluses oli mõõk. Mõõka peeti varasemal ajal pealike ja ülikute relvaks, kuid juba 12. sajandi lõpuks oli suutnud umbes veerand või kolmandik malevlasi endale muretseda mõõga. Kaugrelvana kasutasid eestlased kõige enam viskeodasid, mis tekitasid vastasele juba enne lähivõitlust olulist kahju. Kui sul on aga väga palju vara, võid endale muretseda parima saadaoleva kaitseturvise, rauast rõngas särgi. Oled nüüd hankinud endale parima sõjavarustuse, mida kohalik ülik võis endale lubada ning nüüd võib minna sõtta. Sel ajal oli peamiseks sõjapidamise viisiks rüüste- ja kättemaksuretked. Aeg-ajalt võtsid röövsalgad ette väiksemaid retki naabrite maadele. Ristisõdade ajal toimusid aga suuremad retked, millest võtsid osa ühe või mitme maakonna mehed. Ristisõdijad tegid retki eestlaste maadele, et nad alistada ning sundida neid ristiusku vastu võtma. Ning samal ajal tegid eestlased kättemaksuretki ristisõdijate maadele, et neid nõrgestada. Tüüpiline rüüsteretk nägi välja nii. Vägi liikus kiiresti ja võimalikult märkamatult vastase maa sügavusse. Seal jaguneti väiksemateks rühmadeks, et katta ära võimalikult suur ala ja asuti maad rüüstama. Vara pandi hobustele ja inimesed viidi kaasa, et nende eest hiljem lunaraha nõuda. Tavaliselt kestis retk mõned päevad, seejärel pöörduti tagasi. Rüüsteretke ajal üritati võitlust vältida, seepärast tuli tegutseda kiiresti, et vaenlasel ei oleks aega oma väge koguda. Suure osa ristisõdijate vägedest moodustasid nendega liidus olevad või neile allutatud lätlased ja liivlased. Seega olid eestlaste ning ristisõdijate väed küllaltki sarnased. Miks saatis ristisõdijaid edu? Paljude probleemidega sõjanduses, millega eestlased nüüd esmakordselt kokku puutusid, oldi kristlikes maades juba ammu tegeletud ja leitud neile lahendused ja see andis ristisõdijatele eelise. Ristisõdijatel tuli piirata ja alistada kohalike ülikute linnused. Piiramise alguses üritati tavaliselt kaugrelvade abil tabada üksteise sõdalasi, et harvendada vaenlase ridasid. Kohalikud rahvad kasutasid kaugrelvadena peamiselt viskeodasid, mida erilise viskepuu abil oli võimalik heita kuni 60 meetri kaugusele. Ristisõdijatel olid lisaks vibude ja ambudega varustatud üksused. Selleks, et vibuga täpselt lasta, tuli pidevalt harjutada. Sakslastest, aga ka venelastest välja õppinud vibukütid, kes suutsid lennutada minutis isegi 10 noolt, etendasid siinsetes sõjasündmustes vahel päris olulist rolli. 12. sajandil olid Lääne-Euroopas laiemalt levima hakanud ammud, mis olid eestlastele seni tundmatud. Need olid aeglasemad relvad, kuid võimaldasid seevastu täpsemat laskmist. Ristisõdijate ammukütid kasutasid neid väga edukalt siinsete linnuste piiramisel ja oma linnuste kaitsmisel. Kui ründajad olid kaitsjad viskeodade ja nooltega maha surunud, võis proovida linnusesse sisse tungida. Kuna rünnakuredeleid kasutades üle kaitserinnatise tungida oli piirajatele väga ohvriterohke, siis üritati linnusesse sisse tungimiseks tekitada selle kaitserajatistesse avaus. Ühe meetodina kanti linnuse nõlvale hiiglaslik puudekuhi, mis pandi põlema, lootuses, et tuli kandub linnuse puidust kaitserajatisteni ja süütab need. Teise võttena üritati õõnestada linnuse valli alust, et kaitsesein oma raskuse all kokku kukuks. Võnnu linnuse piiramisel 1210. aastal kasutasid eestlased isegi piiramistorni meenutavat rajatist. Niisugused olid kohalike rahvaste võtted. Ristisõdijad olid linnuste piiramise võtteid ja tehnilisi abivahendeid täiustanud. Näiteks kasutasid nad sagedamini kõrgeid piiramistorne, mida nihutati ümarpalkide abil linnusele lähemale. Nii said torni roninud amburid ja vibumehed linnuse kaitsjaid eemale tõrjuda ja valli õõnestajaid paremini kaitsta. Vallialuse uuristajaid kaitsesid ühtlasi varikatusega seadeldised, mida Hendriku kroonikas nimetati sigadeks. Erilise eelise piiramistel andis ristisõdijatele aga siinmail täiesti tundmatu tehnoloogia. Kiviheitemasinad, mis töötasid vastukaalu jõul. Väiksemate masinate puhul võisid sõjamehed kasutada ka oma tõmbejõudu, et kive vastase linnusesse heita. Suuremate kiviheitemasinate puhul kasutati kivikoormat, mis vinnati üles ja lasti seejärel alla kukkuda. Sellest vabanenud raskusjõud lennutas vaenlase suunas suure kivi.
kõige suurema masinaga oli võimalik heita isegi kuni 100 kilo kaaluvaid kive, mis suutsid purustada puidust kaitserajatisi, tappa ja vigastada linnuse kaitsjaid ja nende loomi. Kiviheitemasinad tõid ristisõdijatele suurt edu. Sõja esimesel poolel alistati nende abil kiiresti mitmed eestlaste linnused. Henriku kroonika põhjal õppisid kohalikest rahvastest esimestena ambusid kasutama eestlased ja samuti ehitama kiviheitemasinaid. Sellega võrdsustasid eestlased oluliselt sõjalist taset ja sõja lõpus suudeti ristisõdijate piiramistele palju kauem vastu panna. Kuna aga ristisõdijate ülekaal oli liiga suur ja kohalike kaotused elavjõus märkimisväärsed, siis suutsid ristisõdijad pärast 2 aastakümmet kestnud sõda kogu Eesti ala lõplikult alistada.